Tere tulemast! Minu nimi on Ena Trenkan ja olen Haridus-Teadusministeeriumis täiskasvanuhariduse valdkonna juht. Ja tänase seminari põhiraskus küll langeb minu kolleeg Anna-Liisa Toomile, kes siis annab teile ülevaate, mis muudatused täpselt meie täiskasvanute koolituse seaduses on sisse viidud. Need muudatused on juba pikalt ette valmistatud. Ja nüüd lõpuks 1. aprillil siis seadus sai ka vastu võetud ja jõustus. Tänase seisuga on jõustunud ka rakendusaktid. Sellest kõigest Anna-Liisa räägib juba täpsemalt. Ja meie enda valdkonnale muidugi on ka väga palju uusi ja põnevaid teemasid. Ja et seda kõike ka teile tutvustada, siis olemegi korraldanud tänase seminari. Tegelikult neid seminare on toimunud ja toimumas veelgi. Ja nii, vahepeal loen siit, et kellelgi on mured heliga, aga ma saan aru, et mind vist on ikka kuulda, vähemalt valdavale enamusele. Nii, aitäh! Seaduse peamine kõige suurem muudatus on olnud mikrokvalifikatsiooni õppe rakendumine ja seadustamine. Et mikrokvalifikatsiooni õppe või ülikoolide poolt tuntud ja tuttavaks tehtud ka kui mikrokraadid on kindlasti kõige suurem muudatus, kõige suurem uuendus üldse, mis meie haridusmaastikul või täiskasvanuhariduse maastikul on toimumas. Aga täiskasvanute koolituse seaduse muudatuses on ka veel teisi punkte, mis vajavad tutvustamist. Nii et täna me mikrodele keskenduda ei kavatse, vaid räägime just nendest teistest muudatustest. Aga kindlasti uurige ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehte, kus täiskasvanuhariduse valdkonna alt te leiate infot siis kõigi toimunud muudatuste kohta. Ja ega võib-olla muud sissejuhatuseks ei oskagi öelda. Ta on mul hea meel anda sõna Anna-Liisale, kes siis hakkab järgemööda neid punkte läbi rääkima, mis meie hinnangul vajavad tutvustamist. Esitage chatis küsimusi. Ma püüan jõudumööda nendele vastata ja toome siis mõned küsimused ka siia suurde ringi. Et siis palun, sõna sulle, Anna-Liisa. Ja, aitäh ja ikka väga hea meel, et nii palju huvilisi on kuulama tulnud ja tänane seminar ongi ju tegelikult mõeldud kõigile täienduskoolituse asutustele, kes meil EHIS-es ehk siis Eesti hariduse infosüsteemis registreeritud on. See siis tähendab siis seda, et kas te olete esitanud täienduskoolituse majandustegevusteate või on teil siis tegevusluba mõnes spetsiifilises valdkonnas. No näiteks vedurijuhi koolitus või eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus. Ja nagu juba Ena ütles, siis täna siis räägime nendest täksi väiksematest muudatustest. Küsimusi võib on ju esitada. Palun tehke seda oma häälega ja pigem siis iga teemaploki lõpus. Aga kui on mõni praktiline selline küsimus, siis võib ka chati panna, et kolleegid hoiavad silma peal. Ja üritame siis kogu selle sisuga mahtuda 1 tunni sisse. Kui on küsimusi rohkem, siis võib-olla läheb üle 1 tunni. Ja meil tõesti alguses oli selline plaan, et teeme ka väikese lühikese ülevaate senistest tähelepanekutest täksi rakendamisel. Mitte otseselt kriitika mõttes, vaid pigem selles osas, et mida saaks ja võiks veel paremini teha. Kahjuks aga meie järelevalve kolleeg on haigestunud, mistõttu siis
ei pidanud me päris õigeks seda teemat ka enda õlule võtta, et vaatame, kas saame selle teema siis tulevikus pühendada sellele siis eraldi veebiseminari. Nii, aga läheme siis teele. 1. aprillist jõustusid siis muudatused täiskasvanute koolituse seaduses ja need muudatused mõjutavad siis täienduskoolituse asutuste tegevust kas siis suuremal või siis väiksemal määral. Et see sõltub koolitusasutuse enda eesmärkidest. Ja muudatused ongi siis jaotatud 3 plokiks. Esimene, millest juba Ena veidi sissejuhatavalt rääkis, puudutab siis mikrokvalifikatsiooni õppe põhimõtete lisamist TÄKS-i. Teine plokk on täiskasvanute koolitajaid puudutav teema ja 3. plokk siis ülejäänud väiksemad muudatused. Mis siis eelkõige puudutavad siis koolitusteabe avalikustamise nüansse, mõisteid, termineid ja ka tegelikult täienduskoolituse standardid, milles on siis õppekava ja tunnistuste nõuded. Et täna tõesti me mikrokvalifikatsioonidest ei räägi, sest see on suur ja eraldiseisev teema. Need täienduskoolitusasutused, kes on siis huvitatud mikrokvalifikatsioonide pakkumisest, siis täiesti soojalt soovitan teil kõigepealt järele vaadata mikrokvalifikatsiooni õppe infoseminar. Selle kohta on meil link HTM-i veebilehel. Aadress on siis hm.ee/mikrokvalifikatsioonid ja see järelvaadatav seminar annab sellise esmase sissevaate mikrokvalifikatsiooni teemasse. Ja kui te selle siis ära vaatate ja teil tekib huvi, et tahaks ikkagi rohkem teada selle mikrokvalifikatsioonide pakkumise kohta, siis sellele seminarile on tulemas jätkuseminar õppekavarühma kvaliteedi hindamisest, mis tuleb siis eelnevalt läbida, et siis mikrokvalifikatsiooni õpet üldse saaks pakkuma hakata. Ja see on meil siis kavas 30. aprillil algusega kell 10:00 taas veebi kaudu. Ja seda veavad siis meil eest head kolleegid Eesti Hariduse Kvaliteedi Agentuurist. Et HTM-i sellel samal alamlehel on olemas ka juba kenasti info ja registreerimislink, et teen sellele reklaami, et infoseminarile osalemine ei tähenda seda, et te kohe nüüd peate minema pakkuma mikrokvalifikatsioone. Ei, see on pigem selline oluline teave, mis üldse siis täienduskoolitusmaastikul toimumas on. Et tänasel infoseminaril peatume siis TÄKS-i teistel teemadel. Need on siis koolitajate kompetentsid ja ka siis standardi väiksemad muudatused, et millega siis võiks siis kursis olla. Nii, aga lähmegi siis täiskasvanute koolitaja teema juurde. Et täiskasvanute koolitaja mõiste kui selline on aastaid olnud täiskasvanute koolituse seaduses. Võib isegi ütelda, et see mõiste on seal olnud aastakümneid ja viimane sõnastus on püsinud ligi 10 aastat. Ja TÄKS ütleb siis seda, et täiskasvanute koolitaja on spetsialist, kes siis sihipäraselt loodud õpisituatsioonis toetab õppimist ja enesearengut. Kuid seadus pole ütelnud seda, millised teadmised ja millised oskused täiskasvanute koolitajal siis olema peavad. Nüüd siis alates 1. jaanuarist 2026, see on selline väga oluline kuupäev, ütleb seadus seda, et
ta ütleb jätkuvalt seda, et koolitaja on spetsialist, kes sihipäraselt loodud õpisituatsioonis toetab õppijate õppimist ja enesearengut, kuid sinna lisandub juurde siis 2 olulist lauset ja need on siis need, et lisaks peavad siis täiskasvanute koolitajal olema koolitatavas valdkonnas erialased ja täiskasvanute koolitaja kompetentsid. Ja teine lause on, et kompetentside olemasolu hindab siis täienduskoolitusasutus. Ja kui me räägime kompetentsidest, siis me räägime teadmistest ja oskustest ja sinna juurde ka hoiakud. Ja kui nüüd tulla selle lause juurde tagasi, et koolitajal peavad olema erialased kompetentsid ja täiskasvanute koolitaja kompetentsid, siis selles lauses on ikkagi 3 sellist nüanssi või mõõdet, et erialased kompetentsid tähendab siis seda, et koolitaja siis valdab seda teemat, seda ainet, valdkonda, eriala, mida ta siis õpetab. Teiseks, ta peab oskama siis ka koolitada, ehk siis täiskasvanute koolitaja kompetentsid. Ja kolmandaks, et ta peab siis oskama koolitada, õpetada täiskasvanuid. Ja kõik õppimisteooriad ikkagi ütlevad seda, et täiskasvanud õpivad lastest erinevalt. Nad tulevad koolitustele oma elukogemuse, oma selliste varasemate teadmiste, oskustega, hoiakutega. Samuti võib neil olla ülikõrge motivatsioon või siis, kui need on saadetud koolitusele, siis võib-olla ei ole üldse motiveeritud. Ja kõik see hakkab koolitustele olulist rolli mängima. Ja koolitaja peab siis koolitusruumis, koolituskeskkonnas kõige sellega siis ka hakkama saama. Aga miks üldse koolitaja mõistet kui sellist täpsustama hakati ja miks siis erialased ja koolitaja kompetentsid siis seaduse tasandil sisse toodi. Et muidugi võib küsida, et kas sellega on meil siis probleemid Eesti Vabariigis ja vastus on ikkagi, et see on täpselt nii ja naa. Koolitajaid on meil hästi palju maastikul, koolitajate kogukond on mitmekesine, erinevate taustade, erinevate oskustega inimesi on palju. Ja mida see siis tähendab? Tähendab seda, et on koolitajad, kellel on olemas mõlemad kompetentsid tõesti, et süvitsi oma eriala teavad, oskavad koolitada, on koolitamisoskused, aga on ka neid, kellel on võib-olla väga tugevad erialased teadmised, aga puudub selline koolitamisoskus. Või siis vastupidi, et on õpetamisoskus, koolitamisoskus, aga pole sellist eriala, mida tegelikult õpetada. Aga on ka siis koolitajad, kellel siis tegelikult mõlemad need kompetentsid jäävad vajaka, et siin võib ju küsida seda, et pole mõlemaid kompetentsi, et mida me siis sellega ütelda tahame. Aga ka täna eksisteerib koolitajaid, kelle ainukene teadmine on siis õppimine siis YouTube'ist või internetiavarustest. Ja tegelikult olgem ausad, me ju kõik igapäevaselt õpime YouTube'ist, Google'ist, internetist, saame teadmisi, oskusi, õpime nii-öelda informaalselt igapäevaelu situatsioonide käigus, aga sellest tõesti ei piisa, et seda siis teistele ametlikult edasi õpetada. Ikkagi need teadmised, oskused erialast või teemast, need jäävad ikkagi liiga ahtaks või siis kitsaks, et kui rääkida ikkagi kompetentsest koolitajast, siis kompetentne koolitaja valdab teaduspõhiseid metoodikaid, praktikaid
ja suudab ka struktureerida ja kohandada seda õppesisu vastavalt siis sellele sihtrühmale, kes tal on siis parasjagu klassiruumis või siis veebi kaudu. Mitte siis üksnes ei jaga selliseid isiklikke teadmisi. Nii, see oli taust, aga kuidas siis neid kompetentse tagada või tõendada või kust neid üldse saada? Ja kui me nüüd räägime täienduskoolituse valdkonnas koolitajate kompetentside tagamisest või siis tõendamisest, siis tegelikult see on selline väga mitmekesine ja paindlik teema. Et koolitaja pädevus või kompetentsus ei põhine ainult ühel sellisel konkreetse kvalifikatsiooni tasemel, vaid seda saabki tagada erineval viisil. Läbi hariduse, läbi koolituse, läbi kutsesüsteemi või siis ka läbi töökogemuse. Ja ütelda siis seda, et ainult üks võimalik variant on see ainus ja õige, et see ei ole kindlasti mõistlik. Ja kui me räägime koolitajate kompetentsidest lähemalt, siis ka siia slaidile on siis mõningaid näiteid lisatud, et näiteks võib koolitaja tõesti omada bakalaureuse või magistrikraadi andragoogikas või siis hoopis kutseõpetaja erialal, mis siis tegelikult annab samuti väga sellise teoreetilise aluse täiskasvanute õpetamiseks. Kuid see ei ole ainus tee, kindlasti mitte. Neid teid on palju. Näiteks siis mikrokvalifikatsioon või mikrokraad täiskasvanute koolitamise alal, kuna tõesti ka need programmid keskenduvad konkreetsetele oskustele, teadmistele, mida siis koolitajad täiskasvanute koolitamise valdkonnas vajavad. Aga samuti, nagu te kõik loodetavasti teate, on olemas meil maastikul täiskasvanute koolitaja kutsetunnistused, mis siis samuti kinnitavad, et koolitaja omab teatud pädevusi, et pakkuda täiskasvanutele koolitusi. Samuti ka siis kutseõpetaja kutsetunnistus. Ka seda saab siis kasutada olulise tõendusmaterjalina täienduskoolitustes osalevate täiskasvanute õpetamisel. Ja kui koolitaja töötab näiteks kõrgkoolis, siis võib neil olla ka õppejõu atesteerimise tõendusmaterjal, mis tõendab, et nad vastavad kõrgkooli õpetamise nõudmistele. Ja eraldi kindlasti peab välja tooma kõikvõimalikud koolitaja koolituse tunnistused, mis siis ka kinnitavad, et koolitaja on siis läbinud siis spetsiaalsed koolitajate koolitused ja siis ka suudab juhtida siis koolitusprotsessi. Ja ka mõned koolitajad, kes siis omavad mootorsõidukijuhi õpetaja koolituse tunnistusi, mis on siis vajalik siis mootorsõidukijuhi õpetamisega täiskasvanutele, et ka sinna on integreeritud siis tegelikult siis nii õppemeetodid kui ka siis sellist väikest andragoogika osa. Ja kui teil on näiteks kogemusi mentorluses või omate üldse sellist varasemat koolituskogemust, siis seda saab ka arvestada kompetentside hindamisele. Ja samuti on võimalik hinnata erinevaid teisi täiskasvanute koolitamise valdkonnas omandatud siis kvalifikatsioone või kompetentse. Et kokkuvõtvalt võib ütelda, et kompetentse saab tagada erinevate võimalustega, mitte ainult ühte teed pidi. Ja kordan ikkagi üle, mida ma olen siin mitu korda juba öelnud, et nii hariduse, koolituse, kutsesüsteemi või siis ka varasemate
töökogemuste kaudu on võimalik tõendada kompetentside olemasolu. Ja need muudatuse tulemusel siis tegelikult täienduskoolituse asutus peaks siis lisama ka oma veebilehele või siis muus digikeskkonnas avaldama siis need selgitused või siis teabe, et millised on siis konkreetse koolitaja koolitamise kompetentsid siis erialaste kompetentside kõrvale. Ja ka kvaliteedi tagamise aluste dokumendis võiks siis välja tuua need põhimõtted, kuidas siis täienduskoolituse asutus neid kompetentse ka hindab. Ja et TAKS-is on ikkagi antud koolitajate kompetentside osas üleminekuaeg ja selleks ongi siis 1. jaanuar 2026, siis kindlasti 2025. aasta raames sellest teemast me veel ka süvitsi räägime, et mis need koolitaja kompetentsid on, kuidas neid saab tagada, kuidas neid saab hinnata, et Eesti koolitajate assotsiatsioon Andras tuleb meile ka selles osas appi siis nii töötubade seminaridega, et kindlasti selle aasta jooksul pakume seminare läbi siis Andrase, et siis koolitajate kompetentsidest rohkem rääkida. Ja need üritused on samuti veebi teel, et kõigil on kindlasti võimalus osaleda, jagame ka infot, et üks selline materjal, et Andras on koostanud ka koolitajate kompetentside hindamise juhendmaterjali, millega siis saab, enne kui need töötoad ja seminarid tulevad, et selle materjaliga siis saab juba täna nende veebilehel tutvuda. Selle nimeks on koolitajate kompass. Selle materjali esikaas on siin lehel ka pilt sellest juhendmaterjali esikaanest ja tõesti soovitan soojalt, et kompass siis on suunatud nii tegelikult nii individuaalsetele koolitajatele kui ka koolitusasutustele, et siis tegelikult, et kuidas siis koolitajate kompetentse hinnata. Leht. Ja alates 1. jaanuarist 2026 kehtivad siis ka uued ja kõrgemad nõuded neile koolitajatele, kes siis õpetavad välja teisi koolitajaid ehk viivad läbi koolitajakoolitusi. Et tõesti TAKS-is paragrahvis 11 on need nõuded seal kenasti koos, et ühed nõuded on kõigile koolitajatele ja need kõrgemad kvalifikatsiooninõuded on ikkagi mõeldud koolitajatele, kes viivad läbi koolitajakoolitusi, siis on, ütleme niimoodi, et ka sektoris on tekkinud veidike segadust, et need paragrahvid on vist veidikene segamini omavahel aetud. Et koolitajakoolitus on siis selline spetsiifiline väljaõpe, mille eesmärk on arendada teistel koolitajatel koolitajate oskusi täiskasvanute õpetamisel. Et tõesti nendel koolitustel õpitakse siis seda, kuidas juhtida õppeprotsessi, kuidas õppijate gruppi juhtida, kuidas valida sobivaid õppemeetodeid, kuidas motiveerida õppijaid, kuidas anda tagasisidet, kuidas üldse hinnata tulemuslikult, ja seda loetelu võiks veel pikalt ja pikalt jätkata. Et neid oskusi, teadmisi tegelikult anda tulevastele koolitajatele edasi,
siis nendel koolitajatel endil peavad olema siis väga head teadmised ja oskused ja erialane pädevus. Ja seetõttu kehtestatigi uued nõuded ja need nõuded on siin slaidil ka kenasti välja toodud, et koolitaja, kes siis viib läbi koolitust, koolitaja sellist väljaõpet, peab siis omama siis kas siis magistrikraadi haridusteadustes või sellega võrdsustatud haridus tal peab olema või on siis tal vähemalt 7. taseme täiskasvanute koolitaja kutse olemas. Et need nõuded siis aitaksid siis tagada koolituste kvaliteeti, kuna siis koolituste läbiviijatel siis endal on ka siis olemas siis süvitsi minevad teadmised täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest. Et selline ettevalmistus on ikkagi oluline, et tulevased koolitajad saaksid siis parima võimaliku baasi ja suudaksid hiljem siis omakorda pakkuda õppijatele kvaliteetset, tõhusat õpet, mis siis arvestab täiskasvanute vajadustega. Ja meie käest on ikkagi küsitud seda, et miks just magistrikraad haridusteaduses või miks siis 7. taseme täiskasvanute koolitaja kutse, see siis vähemalt 7. taseme kutse, et siis loomulikult ka 8. tase, aga neid on meil Eesti Vabariigis hästi vähe, 8. kutsetaseme kutsetunnistuste omanikke. Et kui nüüd selle esimese poole juurde tulla, et magistrikraad haridusteadustes, et see ikkagi annab kinnitust, et koolitajale, kellel on selline taust, et tal on süvendatud teadmised õppimise ja õpetamise teooriatest, didaktikatest, õpimotivatsioonist, hindamisest, et siis erinevatele koolitussihtrühmadele läheneda. Ja 7. taseme täiskasvanute koolitaja kutse siis tõendab, et inimene on siis läbinud siis kutseeksami ning siis omab ka siis sellist professionaalset pädevust täiskasvanute õpetamisel. Nii et need nõuded on siis sellised. Et me selle koolitajate blogiga tegelikult lõpetaksime, et siin võtaks mõne küsimuse, kui on tulnud mõni küsimus. Chati ei ole vaadanud. Anna-Liisa, on hea küsimus. Kas sisekoolitaja, väljaõppe koolitajal peab samuti olema magistrikraad haridusteaduses või vastav kvalifikatsioon või vähemalt 7. taseme täiskasvanute koolitaja kutse? Nii, sisekoolitajaid tegelikult täiskasvanute koolituse seadus ei hõlma. Natuke teise rõhuasetusega sisekoolitaja, väljaõppe koolitaja. Ehk siis mina saan küsimusest niimoodi aru, et need, kes omakorda koolitavad sisekoolitajaid, ehk siis ikkagi on see koolitajate koolitaja ja mina tõlgendaksin, et see peab olema. Sellisel juhul küll, jah.